Eks see elus see koostöö tegemine ongi nagu põhiaspekt. Nagu minu õpetaja õpetas ka, et kui ta kehajäätis, ütleb, et see, kuidas te mind armastate, see väljendub selles, kuidas te omavahel koostööd teete. See meie sallivus ja et me ei salli seda eripära, mida ajab närvi, kui keegi on teistmoodi. See näitab ka tegelikult meie närvisüsteemi ja ahankara valeego siis veel õitsemist kahjuks. Et see on nagu, ütleme, pere ka, et seal on mees, naine, lapsed, eks ju, vanavanemad, vanataat, vanaait, vanamemm, ütleme, vanaait ilus öelda. No, et kõik on ju erinevas vanuses, erinevad arusaamad, aga nad koos eksisteerivad. Et meil ei ole mõtet nagu hüpata sinna peresse öelda, et kõik te peate olema nagu pereemad, ainult siis me see pere saab toimida. Ei ole, nagu pereemal on mingid omad kruuvid, omad missioon, oma Jumala poolt loodud psüühiline energia ja roll ja koht, eks ju. Lastel on oma, eks ju, mehel oma, vanavanematel oma, kõik teavad, eks ju. Ja kuidas koos siis toimida. Samamoodi siis suures pildis samamoodi, et inimesed on erineva teaduse tasemel ja kõik siis raiuvad oma tõde, nagu laps raiub, et tal on mingi oma maailm, eks ju, et umbes, et tema tahab jäätist, eks ju. Kui ta jäätist tahab, see sureb ära, eks ju. Tema jaoks on see draama. Vanemad vaatavad, aga see ei tähenda, et nad vihkavad. Nad ikka püüavad kuidagi seda koostööd jätkata, eks ju. Mehel mingid oma asjad, naisel oma asjad, vanainimestel omad asjad, eks ju. Ja siis filosoofias ja elukäsitluses on ka niimoodi, et armastus on kõrgemal sellest, kellel on õigus. On küll tõde ja peavad olema süsteem ja distsipliin ja kultuur ja moraal ja tatva, nagu öeldakse, et koos toimida. Aga kui kui see ei ole lõplik eesmärk koos toimimine ja et kõigil oleks hea, et ma mõistan kõike ja armastus ei ole kõrgemal, siis on niimoodi, et peres on ka mingi hetk, mind ajavad lapsed närvi, siis naise mingi tujukused närvi, vanainimeste mingi, siis mõtlen, et saadan kõik kukele, lähen üksi ära. Ma ei viitsi nende lollidega koos elada, eks. Okei, see on sinu valikuvabadus. Kas sa oled õnnelikum pärast või ei ole, ma ei tea. Et mida rohkem sa ignoreerid teisi elusolendeid ja oma seda tõde, et hetkel on sul mingi arusaam elust ja seda niimoodi agressiivselt propageerid ja räägid üleolevalt, seda õnnetum sa ise oled. Kahjuks, kuna me oleme lahutamatu osake tervikust, eks ju. Et see armastuse energia saab just seal, et kui me mõistame, saame aru, ega väärikust, seal on nii pikk filosoofiline teema, väärikust alla ei lase, muidugi seal on mingid omad asjad, eks ju, omad printsiibid kõik, aga kui sa lähed juba nagu koostööd tegema, eks ju, siis need asjad võib ka kokku leppida. Eks ju, peres on ka kokku lepitud, lastel on ka mingid piirid, naisel mingid piirid, mehel mingid piirid, abielus on mingid, eks ju, mingid asjad, eks ju, vanemate inimeste austus, eks ju, kõigil on ikkagi mingi süsteem, eks ju, kokku lepitud süsteem. Aga võib-olla meie viga on see, et me ei tea neid põhireegleid, eks ju, mehe psüühika, naise psüühika, eks ju, lapsed, eks ju. Et ahankara petab meid ära, eks ju, et me läheme lihtsalt närvi, kui kõigi on teistmoodi.